Tere, olen Sven Grünberg ja ütleksin seda, mis minu arvates on loomingus kõige olulisem. Arvan, et oluline on kõigepealt see, et loojal oleks midagi öelda. Kui ei ole midagi öelda, siis olgu looja parem vait ja kogugu väge ja teadmisi, et oleks midagi öelda. Kui on midagi öelda, siis tuleks seda teha võimalikult lihtsalt. Siis muidugi tekivad teatud probleemid, sest lihtsalt ennast väljendada on keeruline. Eriti keeruline on ju keerulisi ja mitmeplaanilisi ideid ja mõtteid edasi anda. Kindlasti on väga oluline ka see, et milliseid meeleseisundeid sa oma loominguga edasi annad. Sest ma arvan, et mitte kellelgi ei ole õigust oma ööpotti teistele pähe kallata. Oma loomingus ma tahaks aidata inimesi selle poole, et inimesed leiaks iseennast, aga leiaks endast parimad omadused ja neid ka edasi arendaks. Ja et elu suured väärtused peituvad ikkagi õppimises ja maailmast arusaamises. Ja ma arvan, et kellelgi ei ole õigust olla rumal, sest kõik halb ikkagi lõppude lõpuks maailmas tuleneb rumalusest. Minu looming on ju ka väga erinev, alates filmidest lastele kuni lõpetades siis originaalloominguga, kontsertmuusikaga, kus ma olen viimasel ajal eriti pööranud tähelepanu maailma suurte tarkade mõtete publikuni toomisele. Kuskil metsas jalutades võib tulla mõni väga hea idee. Mõnikord pika tööprotsessi tulemusena võib see sündida. No mida ma siin silmas pean? No tekib mingi kujund ja arendad, mõtled, ei, nii ei lähe, läheb teistmoodi, kolmandat moodi. Ja see võib areneda kuidagi nii-öelda tüki haaval või jupp haaval. Ja teinekord kuuled, näed mingit tervikut. Ja muidugi eks erinev on ka see, mis selle loomingu käivitab. Tihtilugu käivitab seda loodus, vahel ka inimvahelised suhted. Tekstiga muusika puhul võib käivitada häid ideid hoopis see tekst, teksti mõte. Mul on olnud mõne muusikapalaga ka selliseid kummalisi suhteid, et leiad ideestiku, leiad kujundi aga kuidagi ei leia seda teostust, kuidas või mis vahenditega või mil viisil seda teostada. Ja siis see lugu võib jääda pikaks ajaks kuidagi küpsema. Ja mingil hetkel äkki tunned, nüüd on see õige hetk ja teed selle loo ära ja kõik sobib, kõik klapib. Heliloomingus on kõige suuremaks probleemiks üllatus, nüüd istumine. Pidev istumine on üleüldse üks tänapäeva suuri needuseid, sest kogu vaimne tegevus, ka näiteks raamatu lugemine, kõik see on ikkagi seotud istumisega ja see on üks suur probleem meie
bioloogilisele eksistentsile, sest inimene ei ole inimene kui bioloogiline olend ei ole ju selliseks istumiskatsumuseks valmis. aga meeldiv on muidugi see, et ma tunnen, et sellelaadne looming on minuga väga kooskõlas või mina olen õigemini muusikaga sedavõrd ühes, et ma ei ole kunagi tundnud, et see mulle oleks koormaks või takistuseks. Naljaga pooleks võib öelda ka niimoodi, et ühed loovad muusikat ja teised kuulavad muusikat. Tavaliselt arvatakse, et kehtib nagu see vahepealne variant, et kuulatakse ja luuakse. Ja eks ta nii ole ka. Nooremana võib-olla kuulatakse rohkem ja luuakse ehk natuke vähem. Mida vanemaks saad, seda vähem jõuad nagu kuulata, sellepärast et sa pead ise kogu aeg tegutsema ja tegema ja ise looma seda muusikat ja looma juba ka sellistes kogustes, et sa enam juurde väga ei jõuagi teda kuulata. Või kui kuulad, siis hoopis pigem meelelahutuslikul eesmärgil autorooli keerates. Nii et eks aja jooksul see ka muutub, jah. Mida vanemaks saad, seda rohkem muidugi heal juhul leiad iseennast ja omi ideid ja mõtteid ja viise, kuidas neid mõtteid ja ideid ka teostada. Ja üks või teine tegija võib rohkem või vähem meeldida, aga kindlasti või vähemalt ma julgen öelda, et ka enamus minu vanemaid kolleege, kellega me oleme seda teemat puudutanud, on ka öelnud, et ega vanemaks saades ei ole enam eeskujusid. Mul oli muide au ju ka mängida juba 16-aastaselt Eesti päris tipp rockmuusikutega. Ja sel ajal olid kaheldamatult minu lemmikud Emerson, Lake and Palmer ja Yes, ka King Crimson, Focus, Genesis ja veel mitmed teised, kes ja muidugi elektronmuusika puhul oli kõige suurem mõjutaja Tangerine Dream, kes ka kõvasti inspireeris. Noortele heliloojatele ma muidugi soovitan õppida, süüvida ja seda teha muidugi võimalikult paljusid elutahke silmas pidades. Kaugeltki mitte ainult muusikat õppida, vaid proovida ikkagi mõista sügavamaid inimlikke väärtusi, lugeda, uurida, mõtestada elu ja mõtestada eeskätt seda läbi analüütilise mõtlemise, sest muidugi loomingulised inimesed, neil kipub ju olema rohkem domineeriv emotsionaalne mõtlemine, aga tasakaalustamaks emotsionaalset mõtlemist on vaja selleks, et jõuda tõeliste tarkusteni, ikkagi pigem teaduslikku mõtlemistüüpi analüütilist mõtlemist. Vaat seda tuleks väga arendada, et saada ilma elust aru, et panna elule diagnoos. Muidugi loomulikult ei tohi ka siin unustada puht tehnilisi oskuseid muusikas, et suuta omi mõtteid ka ellu viia, sest see,
mõtteis ja ideedes võivad võnkuda väga huvitavad helimaastikud. Seda tuleb ju osata ikkagi ka väljendada, kas siis ise mingeid vahendeid kasutades või siis muusikutega koostööd tehes. Nii et eks see tehniline baas on ka väga ja väga oluline. Nii et kõige paremat, jõudu, jaksu, aga mis veel parem, eesti keeles on meil sõna vägi, nii et väge teile.